Nii. Jõu. Nüüd, ma tahaks rääkida sihukestest asjadest. Ahah, mis need on? Sa ei tea või? Pole kunagi näinud. Selle nimi on PMU 16, selle nimi on PDM 20. Need tegelikult teevad enam sama asja. See on EcoMasteri toode, ECU Masteri toode ja see on Max ECU toode. PMU 16, siin on 16 väljundit ja siin on 20 väljundit. Sisendeid on ka või? Sisendeid on ka. Siin natuke vähem, siin on natuke rohkem. Aga need väljundid on natuke olulisemad, sest sisendeid on natuke vähem vaja. Aga PDM tähendab Power Distribution Module ja PMU tähendab Power Management Unit. Eesti keeles nad on elektrivõrgu juhtajud. Selle peale keegi ei mõtle kunagi. Võib-olla, et nagu aru saada omaks, mis asi see on, siis see on põhimõtteliselt on ta elektrivõrgu juhtaju, võib öelda ka ta kohta näiteks mingi keremoodul, bodycomputer, mis iganes, nagu moodsatel autodel on tegelikult ka tehases siuksed asjad küljes. Aga see on aftermarket ja seda saab programmeerida. Ehk et me saame sellega valida, mida ta teeb. Need originaalasjadega nad teevad seda, mida nad teevad. Ja aga me saame seda programmeerida. Ehk et mis ta põhimõtteliselt teeb on siis see, et siit tuleb meil suur vool sisse. See computib, arvutab ja siis ta annab vastavalt sellele, mida me oleme talle öelnud, annab ta siit voolu välja ja siit tuleb tegelikult saab ka infot sisse panna. Ehk et andurid ja CAN-liin ja ühesõnaga igast põnevaid asju saab siit sisse panna, ehk et oleks võimalikult palju parameetreid, mille baasilt siis need arvutuskäiku teha, mille järgi siis antakse siis õiget voolu välja. Õiget voolu tähendab seda, et nagu ehk et ka siis voolu või siis signaal, ehk et näiteks PWM signaal, mida tavalise kaitsmekarbiga või releega õigemini teha ei saa. Ehk et PWM siis tähendab põhimõtteliselt lihtsustatud seda. Võrte rääkida niimoodi, et kõik aru saaksid, et liiga keeruliste sõnadega. Et PWM on siis põhimõtteliselt selline vool, mida lülitatakse sisse-välja hästi kiiresti. Ehk et näiteks teevad mingid circa 400 Hz, ehk et 400 korda sekundis lülitatakse voolu sisse-välja ja sellega saab teha seda, et vastavalt sellele, et kui palju me seda sisse lülitame ja kui palju me seda välja lülitame, saame reguleerida näiteks seda, kui kiiresti mõni mootor käib. Kütusepump, jaotusventilaator või siis võime ka rääkida näiteks kui on mõnisugune tulukene põleb, et sa saad valida, kui eredalt need põlevad põhimõtteliselt. Ehk kui sa hästi kiiresti seda sisse välja lülitad, siis kui sa lülitad hästi lühikeseks ajaks sisse ja hästi pikaks ajaks välja, siis ta põleb hästi õrnalt ja kui teed vastupidi, siis põleb eredalt. Vot nii, ma räägin veel ära, mis see CAN ka on igaks juhuks ette, et siis on nagu, see on tegelikult ülioluline osa sellest. Ehk et need seadmed on, neid saab ühendada CAN-võrku. Enamusi moodsaid asju saab ühendada CAN-võrku, näiteks progetavaid ajusid, mingid lisamooduleid, näiteks on olemas mingi kiiruse, GPS-i. Ühesõnaga, neid seadmeid tegelikult on palju, mida saab sinna võrku ühendada ja see võrk iseenesest on põhimõtteliselt siis juhtmete paar, kus on 2 juhet ja sinna juhtmetele siis see CAN-võrgu point on siis see, et sinna sa annad infot sisse. Ehk et CAN-võrk iseenesest on selline võrk, kuhu seadmed ütlevad infot ja siis teised seadmed kuulevad seda kõik infot. Ehk et kui näiteks juhtaju ütleb, kui kiiresti auto sõidab või kiiresti mootor käib, siis seal CAN-võrgust saab see end kuulda, et kui kiiresti mootor käib või kui kiiresti auto liigub. Ehk et näiteks ka ABS-i, tihti on originaalautodel ABS annab välja seda, kui sa tead, kuidas see info kõlab, siis sa saad siia öelda, et seda lugeda, ehk et iga ratta kohta oma kiirust. Ja selleks ei ole vaja siis iga ratta ja iga infotüki kohta oma juhet, ehk et kõik see info on siis selles samas 2 juhtmes, ehk et see on hästi palju saab informatsiooni hästi lihtsasti jagada ja kätte saada.
ja miks ongi hea, on see, et kui sul on siin palju informatsiooni, siis sul on palju infot, mille järgi sa saad neid arvutusi teha, et millist väljundit sa lülitad parasjagu mingisuguse info järgi ja ühesõnaga üldse igast trikke teha. Ühesõnaga palju räägivad sellest, et neid saab kasutada motospordis ehk et võistlusautodel on ilgelt hea neid kasutada, aga miks mitte ka tänavautodel. Et kui niikuinii on kõik juhtmestik uuesti tegemine, siis selle ühendamine siia põhimõtteliselt ühendad iga juhtme otsa mingisuguse iga nii-öelda pinni külge mingisuguse seadme ja sa saad, sul ei olegi midagi muud vaja teha, kui põhimõtteliselt viia see juhe lihtsalt selle asjani, mida see peab siis toitma ja kogu lugu. Ja kogu muu kompuutimine käib siis siit, kogu see juhtimine, kogu see loogika. Et ma öeldaks küll vahel, et mis see on siis, et mingi panen tuled põlema, et panen nuppe ja veidi tuli ja värki, aga tegelikult kui tahad normaalselt asja tööle saada niimoodi, et sul keerad süüta välja, siis sul asjad päriselt kustuvad ära ja näiteks tuledel, kui sul on H4 pirnjuhuslikult, siis sa ei saa korraga 2 niiti seal põletada sees, sest need lihtsalt põlevad maha varsti. Siis sul vaja teha ümberlülitused ja kõik need asjad, see on tegelikult suvaline väike näide kõikidest muudest asjadest, mis loogikaid sa pead ise välja mõtlema, kui sa hakkad ehitama klassikaliste releedega süsteemi. Et siia sa ühendad neid kõik ära, sa saad selle loogika üli lihtsalt siin panna tööle täpselt nii, nagu sa tahad. Kui sa H4 vahetad mingi muu asja vastu esitule juhuslikult, sa saad selle siin ümber konfida, ilma et sa pead juhtmestikus midagi muutma. Ehk et mis ongi tegelikult teema, kui sa panedki näiteks mõne lüliti, sul on armatuuris mingi nupp, mida sa vajutad, see nupp võib teha ükskõik, mida sa tahad. Ehk et sa lihtsalt konfid selle midagi tegema, kui sa teed mehaanilise releedega klassikalise variandi, siis tegelikult sa ei saa, sa pead lihtsalt juhtmestikus hakkama kõik ümber tegema selleks, et seda. Ja vahel juhtub ka see, et sul saad mingi juhtmed otsa, sul on asjad erinevas kohtades ja nii edasi, et see ühesõnaga ülimalt lihtsustab seda juhtme tööd nii-öelda. Seadmed ühesõnaga maksavad, see on suurusjärgus 1500, see on suurusjärgus 1000 euri, et ühesõnaga nad maksavad natukene raha, aga kokkuvõttes on see võit suur. See siis juhtmestiku valmistamise teemal. See pole ainuke asi, miks need head on. Et võidusõitmine on päris kallis tegevus, et kui sa lihtsalt juba võistlusele kohale minemine, kui kuhugi kaugemale lähed, maksab nii palju raha, et see ilmselt maksab mitu sihukest karpi. Ja kui sul peaks juhtuma niimoodi, et sa lähed, ma ei tea, drift on hea näide, lähed sõidad drifti, sul mingisugune kaitse põleb maha sellepärast, et kummitükk läks ventikasse ja ventikas jäi seisma ja sest ülekoormusel ja nii, siis sul ei ole üldse palju selleks vaja, et pead hakkama oma asju kokku pakkima ja kuskilt teisest Euroopa otsast tagasi sõitma. Et siis mida see teeb, on see, et kuna ta ühesi ta computib, ta ka mõõdab voolusid, ehk et kui me teame, kui palju seadmed tarbivad, me saame määrata selle punkti, mis hetkest lülitatakse seade välja. Kui peaks juhtuma, et nüüd mingisuguses ahelas on liigne tarbimine, ehk et midagi hakkab katki minema või kuskil on midagi ebanormaalset, siis me saame ka enne seda, kui see seade ennast välja lülitab, saame ka mingisuguse veateate kuvada kuhugi displaysse, panna mõne tule põlema, me saame mida iganes selle infoga peale hakata, sest me teame, kui palju ta tarbib, kui palju ta peab tarbima ja vastavalt sellele saame seda timmida. Kui aga juhtub nii, et ta läheb täiesti üle, ehk et mingi asi läheb lühisesse või siis ta lülitab ennast välja, selle kanali lülitab välja siis ainult ja ta proovib seda uuesti tööle panna mõned korrad. Ja kui see õnnestub, ehk et mis iganes mõne pumba vendika asjaga võib juhtuda vabalt niimoodi, et see õnnestub sul uuesti tööle tagasi panna, ta töötab edasi, kõik hästi, sõit jätkub, kõik on normaalne, kui ikkagist on nii hull, et midagi täiesti lühises, siis see jääb välja lülitatuks. Ja meil saame, ühesõnaga samamoodi, kaitse põles ka läbi, siis on vaja hakata remontima. Kui midagi põleb läbi, midagi juhtub, ei põle sellega põlegi midagi läbi. Kui ta lülitab välja selle kanali, siis me täpselt teame, mis kanal välja lülitus ja meil on see info kohe olemas, saame kohe remontida õige koha pealt õiget asja. Diagnostika on lihtne. Diagnostika on lihtne. Ja teine asi on see, et kui me teame, kui palju ta näiteks mingi pump tarbib,
siis me näeme, et tekib mingi ebanormaalne tarbimine, siis me teame ette, et see mingisugune asi võib hakata otsa saama või mingi asi, pump võib hakata surema või mis iganes. Rääkides veel tarbimisest, siis on see, et teleega saad sa lülitada ainult asja sisse. Ehk sa lülitad selle sisse ja ta paneb täie hooga nii, kuidas sealt torust tuleb. Kütuse pump paneb 100%, ventikas paneb 100%, aga sul ei ole tegelikult vaja seda, et 100% paneb. Kui piil koha peal käib, ta sõidab ilma koormuseta, sul kütuse kulu on nii väike, et suudab ka väga poole selle tarbimisega hoida oma rõhku vabalt. Või ventikas ei pea üldse kogu aeg käima näiteks, või ventikas võib rahulikult käia, kui temperatuur on selline vähem normi piires või hakkab sealt kergelt üles minema, siis sa saad reguleerida selle sama PVM-iga, ehk et sa valid, kui kiiresti läheb ja tegelikult sa ei kuluta nii palju energiat, ehk et sa ei tegele lihtsalt kütuse pumpamisega ja ventilaatori lihtsalt ringi ajamisega, vaid sa teed seda täpselt nii palju, kui seda teha on vaja, ehk et sa ei koorma oma genekat ja tegelikult ka põhimõtteliselt kõik, mis sa genekast võtad, kõik tuleb mootorist ja kõik tuleb tegelikult ka kaudselt lõpuks hiust. Et selleks, et kogu seda amperaaži kätte saada, siis selleks on üks jagu energiat, et seda genekat ka ringi jääda. Ja see on motosport. Et ühesõnaga sellest on palju niikuinii juba, või kes on vähegi kursis sellega, siis tegelikult see on see, millest tavaliselt räägitaksegi. Ehk et motosport on see, millest seda palju kasutatakse, aga mina arvan, et seda saab ka kasutada muudeks asjadeks, ehk et tegelikult saabki kasutada, mitte mina ainult ei arva. Ja sellest lihtsalt räägitakse palju vähem. Et kui sa teed restomoodi või lihtsalt teed vanat autot uuesti või on sul lihtsalt paned mingisugusele ühelt teisel autole programmeeritav juhtaju ja teed suurema mahulise projekti ja saad sinna veel mingisugust ilulilusid, siis sa saad siia igasuguseid, kuna saad siia palju infot sisse panna, siis sa saad selle infoga palju teha ja saad seda ka kasutada tavalistes autodes selleks, et oleks äge lihtsalt ja mugav. Modernsem. Aga selleks lähme autosse. No lähme. Mul on spikker ka, aga ma lihtsalt muidu mudutan niisama. Nii. Ühesõnaga, restomoodi tehakse tegelikult lähes otsas siis võib öelda kahte moodi, nagu üks ongi see, mida mina mõtlen, et võiks kuidas teha. Ühesõnaga, restomoodi tehakse väga palju erinevat moodi. Aga palju tehakse ka niimoodi, et kui võetakse näiteks mingisugune moodne auto, 2000 mis iganes pluss tehnika ja võetakse siis niisugune vana auto, see ei ole väga vana, aga see on ikka piisavalt vana, et mitte 2000 olla enam, siis tihti on see, et tahetakse, kui jääb originaal elektroonika kõik, siis pead sa kõik need moodulid, mis on siis sellega, et üleüldse seda mootorikki käima saada, pead sa kõik kuhugi siia nagu armatuuri alla ära peitma ja siis on samamoodi on ikkagi selline riskikoht, et kas sa üldse saad selle tegelikult kokkuvõttes tööle, sest äkki kuskil on mingisugune ukseandur või mingisugune asi, mis ei lase sul autot käima panna, enne kui sul uks kinni on, aga seda ukseandurit ei ole võimalik vanale autole panna. Et sellised need ohud on, et ise igal juhul paneme autot, mootorid kõik progajuga käima ja sellisel juhul tegelikult selle originaalelektroonikaga ei olegi enam midagi peale hakata, sest juba on see katki. Et kui enne rääkisin sellest, et on neid tegelikult see tulede lülitaminegi ei ole väga lihtne teha, siis PMU-ga ja PDM-iga on see ülimalt lihtne, et seal põhimõtteliselt selle loogika kirjutamine, mis tingimustel tuled lähevad käima, paned lähituled põlema, lähevad lähituled põlema, kui sa paned täistuled põlema, kustuvad lähituled ära, sest osas firmides ei saa 2 niiti korraga põleda, muidu see põleb maha. Mida veel PDM-iga teha saab? Kuna saab programmeerida, siis saab, mida mina olen mõelnud, näiteks meil on vana auto, aga tahaks natukene luksust saada, siis luksus on näiteks eks ole siukene, et selle asemel, et siit sellest nupust kruttida, siin on nupu taha paneme ühe potekas on ajusse ühendatud ja me saame määrata selle, et külm on külm ja kuum on kuum. Ja siis me saame juhtida näiteks elektroonilisi neid sooja klappe ja me põhimõtteliselt saame siia selle cool ja warm asemel kirjutada temperatuurid, mida me tahame
me lisame ka ühe temperatuurianduri kuhugi, see seal ongi, ja me saamegi juba automaatse kliima põhimõtteliselt tekitada siuksel vanal autole. Absoluutselt. Vähe peen või? Räägivati konditsioneerist. Me ei ole seda ise teinud küll, aga kõlab, et tegelikult ka kogu konditsioneeri juhtimise, vaadates nüüd, kuidas need süsteemid üles on ehitatud ja kuidas need ka aftermarket asjad on lahendatud, siis tegelikult see konditsioneeri juhtimine ei ole ka ülemisse keeruline. Et ka konditsioneeri saaks täiesti vabalt siia panna. Ehk et paned näiteks siia, et paned see cool, siis siin cool lõpu asendis hakkab näiteks konditsioneer tööle. Tahad natuke rohkem. Või paned nupu. Kõike seda võimalik teha. Põhimõtteliselt sa panedki ainult selle, ühendad need asjad siin ajusse ja kui sa seda, ükspäev seda konditsioneeri nuppu ei taha kasutada, tahad milliks muud seda kasutada, siis see nupp on sul olemas, ajus ütled lihtsalt, et see nupp teeb midagi muud ja ongi jah. Mis ma tahan siia teha, või? Ei tea. Ma tahaks teha, ühesõnaga, mul on riiulis ostud valmis Keyless Entry. Ja Keyless Entry'ga läheb ka põnevaks. Et Harli oma sellele Espordile pani ka, ma tellisin ka. Ja sellega saame nüüd niimoodi teha, et ühesõnaga juba autosse lähenedes see ütleb, et uksed mul lahti klõks, on ju. Kuna ma selle info, et uksed läksid lahti, saan panna ka siis BDM-i, siis selle infoga ma saan igast trikke teha. Ma tean, et nüüd see auto teab, et ma tulen lähedale. Me võime panna näiteks juba salongivalguse põlema. Me võime panna tuled põlema, parktuled põlema. Me võime panna kuhugi siia ukse lingi alla tulukese, et ma lompi ei astuks. Sa tahad ikka seda uut Škodat endale? Ei, ma tahan seda autot, aga ma ei taha lompi astuda. Et ühesõnaga, siis me saame, meil on ukse lülitid, mis muidu on see, et vanakooli autol on see, et tõmbad ukse kinni, siis läheb tuba pimedaks. Me saame teha niimoodi, et me tõmbame ukse kinni, me saame panna taimeri, mis siis ütleb, et mingi aeg tuli põleb edasi või siis paneme, et kui tuli põleb edasi, aga taimer pole veel otsa saanud, paned süüte sisse, siis selle süüte pealt lüütakse tuled välja. Ja mitte ainult tuled välja, vaid näiteks me paneme ka siia veel, vaata moodsad autodes on, mõned moodsad autod on vapsee ju need lõbustuspargid. Et saab panna ka näiteks siia mõne LED-i või mõne pirni, mis iganes, mis siis samamoodi BVM-iga timmitakse maha. Ehk et siia paned ka selleks, et lampi ei astuks. Ei, selleks vaid lihtsalt, et oleks romantiline. Vaid selleks, et ühesõnaga paned süüte sisse, sul tuled kustuvad ära, näiteks see tuli kustub üldse ära, aga siin võib olla sul mingi jalgade valgused või kuskile mingisuguse vaata, et sa ukse linki näeksid vajutada. Mul on moodsam auto ka üks kodus tegelikult ja sel moodsal autol on nii palju ägedad asju, et ma tahaks, et mul oleks vanal autol ka vaata, siis ma olen nagu väga loominguline juba olnud. Ühesõnaga, see on resto mood, vaata. Kui sa lahkud autost, saad follow me home, paned ukse kinni, prõmps, tuled jääd põlema. Mis on veel tuus, vaata, vanadel autodel, uutel autodel on see, et kui sa paned auto kinni, siis sul makk ei jää vait, vaid makk jääb siis vait, kui sa autost ära lähed, vaata. Kui sa näiteks lähed kuskil, jääd seisma, sa veel, mis iganes, telefonis näpid midagi, ootad midagi, sa võid auto seisma panna, sa saad muusika käib edasi nii kaua natuke aega, et saadab sind teele. Aga mis veel? Rääkides sellest, et kui me paneme süüte välja, siis miks üldse? Kui meil on Keyless Entry, siis miks meil üldse sükest asja veel vaja on? Seda me üldse kaotame ära. See nüüd muidugi otseselt ei puutu BDM-i. Ja see tegelikult on rohkem nagu võib-olla üldse selle nagu moodsa tehnoloogia ja nagu juhtajadega ka seotud. Et tegelikult ilma BDM-it saab ka seda teha. On roolinupud. Ma tahaks teha, et mul oleks roolinupud niimoodi, et kui ma tulen autosse, siis mul on siin ainult sikene nagu Ferraridel, peenet lautad on. Siis startnupp, et ma saan siit, istun autosse, ma panen süüte sisse, siit panen auto käima. Ova. Ja roolinupud. Ühesõnaga, roolinuppude saab ka teha. Tegelikult kokkuvõttes saab teha mida iganes, ise võid ette kujutada. Siia saab teha, progajuga saab püsika näiteks teha, siis ma saan siia püsika kiiruse panna, ma saame siia mingi launch kontrolli teha. Aga me saame ka teha igast muid asju, näiteks summuti klapi avamise. Suvalisi funktsioone, mis pähe tuleb lõppkokku. Saab teha ka nupu, et sa saad siis roovi pealt keerata. Selleks on vaja siis ühesõnaga ühte lisadetaili siia, mis siis samamoodi üle känni suhtleb. See on nii vana auto, et ma siin pean vist mingi roolilindi ka veel tegema, et see 4 karva tuua sinna ajusse, siis juba saab.
rääkimata mis iganes manuaalsetest asjadest, see on kõik automaatika, et me saame igasugused nuppusid sinna sisse panna, mul on kõik nupud ära võetud, sest et ma tahan siia nuppudele midagi peale trükkida ja teha mingi ägedamaid funktsioone. Sport näiteks, saame teha elektrilised aknad. Siin on muidugi see, et kõikide ajudega kõiki ei saa teha, et elektrimootorite juhtimiseks, millega saab teha siis elektriaknad näiteks või mingit, ma ei tea, elektrilist luuki äkki ilmselt ka ja käsipidurid ju elektrilist vabalt. Ja meil on ju see elektriline tiib ka. Aktiivset aerota saab teha. Et ühesõnaga Maxi selle PDM-iga saab, kuna tal on neid siuksed väljundid, millega saab mootori polaarsust muuta, ehk et sa saad üles ja alla akent liigutada ja seda tiiba sisse ja välja panna, et siis sinna saab kirjutada ka seda loogikat sisse, et ökomastilised ei ole. Aga sa saad teha ühesõnaga kiiruse pealt, sul tuleb tiib välja, sa saad teha ühesõnaga ongi elektriaknad, mingisugused erinevad saad teha, et kiiruse pealt lähevad aknad alla näiteks. Saad teha seda, et sa tuled autosse, kui on temperatuur on autos kõrge, sa saad teha automaatselt aknad alla. Ma arvan. Mida iganes välja mõtled lõppkokkuvõttes. Et ühesõnaga lõpuks neid saab veel see ka, et kasutada nii-öelda mootori juhtaju laiendusena. Et kui sul on näiteks 2 PDM-i ja mootori juhtaju ja kus on mis iganes otsad, siis sa saad läbi PDM-i lasta lisainfot ja lisaandureid mootori juhtajusse veel. Ja ongi, kui sul ongi mingit infot, mida sul on, see käib siis juba üle känni. Et seda saab sinna nii-öelda känniliinile öelda, känni saab öelda seda informatsiooni. Õhkvedrustust saab juhtida. See oli ka tegelikult ühes autosse juba välja mõeldud, aga see auto läks hetkel cancelisse üldse, et see autoga tulid teised plaanid. Mida veel saab rooliasendi andur, näiteks, kui paned süksesse külge. Selles mõttes, et see on sükene, ma tõin et tavalisel autol on suht lamp, et sa saad teha seda, et sa saad teha süks, et ta lülitab ise selle, lükkab välja selle, aga ja saad teha ka näiteks seda, et sul automaatselt need udutuled lähevad põlema, vaata nagu moodsel Škodal on, aga jah, see on pigem siuke motosport teema rohkem. Ühesõnaga, mida iganes, enam-vähem suud ette kujutada. Sa võid panna andureid ka, temperatuuri andureid saab panna, ilmselt on ka näiteks olemas, ma arvan, need valgustundlikud andurid, mida ma usun, et õnnestub leida selline, mida saaks ühendada ka sinna külge, et automaatselt päevased tuled, mida iganes, aga kõiki neid funktsioone ehk et mõte ongi praegu siin natuke inspireerida. Kui kellegi keedab midagi teha, siis küsige. Ega ma ka ei tea, sest me tegelikult ei ole teinud üldse neid asju veel. Aga see on Hendriku dream siin praegu. Jah, see on minu dream. Aga siia tuleb, 1,2 tuleb siia. Kindlasti. Roolid käivitus ja roolinupud. No aga nii ongi. Ega mu rohkem ei olegi midagi öelda. No oli ju. Ma loodan, et ma inspireerisin kedagi. Ja keegi tuleb, ütleb, davai, teeme eriti ägeda. Teeme kõik asjad. No davai. Davai.